Häirekellad hakkasid helisema 2019. aastal. 2023 aastaks oli USA selle kinnitanud. Hiina luure tegutses vaid 90 miili kaugusel Floridast. See polnud uudis. See oli tegelikult üldteada. Ja see kõik toimub ühe Ameerika Ühendriikide kõige olulisema energiakoridori kõrval. Hiina vajab Mehhiko lahe rannikut. Saarestike taha surutud Hiina jaoks liigub 80% nende energiast läbi kitsaskohtade, mida nad ise ei kontrolli. Gaas voolab Mehhiko lahest Euroopasse, samal ajal kui Hiina vaatab pealt, olles haavatav ja abitu. Kuid see ei tähenda, et nad midagi ei teeks. Iga samm toob Mehhiko lahe ranniku lähemale väljakutsele, mida USA ei pruugi ette näha. Ja üks asukoht hakkab silma paistma. Kuuba. Tänapäeval moodustab Mehhiko lahe rannik peaaegu 20% USA majandusest ja käitleb ligikaudu 30% kogu USA ekspordist. Seal asuvad mõned riigi tähtsaimad sadamad. Houston, Tampa, Corpus Christi, New Orleans. Need sadamad ei ole lihtsalt hõivatud. Need kasvavad kiiremini kui ükski teine koht USA's. Ainuüksi Houstoni ja Corpus Christi kaudu liigub 91% kogu USA'st eksporditavast toornaftast. Ja need numbrid ei ole juhuslikud. Mehhiko lahe rannik on tõeline energiakullakaevandus. Vaata seda kaarti. Üle poole Ameerika Ühendriikide nafta rafineerimisvõimsusest asub Mehhiko lahe piirkonnas. Peaaegu kõik riigi LNG eksporditerminalid asuvad Mehhiko lahe rannikul. See ei ole lihtsalt piirkond, vaid elav ja hingav süsteem. Ironilisel kombel kasvas Mehhiko lahe rannik välja just seetõttu, et see oli ideaalne koht nafta importimiseks. Kuid kui Kilda revolutsioon algas, muutis kogu olemasolev infrastruktuur selle piirkonna riigi peamiseks ekspordikeskuseks. Ameerika Ühendriigid on nüüd maailma suurim maagaasi eksportija ja alates 2019. aastast ka üldine energia netoeksportija. Mehhiko lahe rannik on Ameerika riikliku julgeolekustrateegia keskmes ja potentsiaalne hoob Hiina vastu, kes ei suuda sellega võistelda. Kuid asi ei ole ainult energias. Mehhiko lahe rannik on Ameerika merekaubanduse sõlmpunkt. Mis juhtub siis, kui Mehhiko lahe rannik näiteks 30 päevaks häiritakse? Me ei pea seda eriti ette kujutama. Orkaanid näitavad seda üsna selgelt. Kui orkaan Katrina tabas New Orleansi, lõi see rivist välja 19% Ameerika naftatoodangust ja ohustas 24% maagaasi varustusest. 0,86% riigi SKT-st kadus. Orkaan Harvey tabas Houstonit 2017 aastal. Juba üks nädal tootmiskatkestusi Texases ja Louisianas maksis USA majandusele 0,06%. Täna oleks 30 päeva pikkune katkestus katastroofiline. Kuid Mehhiko lahe ranniku tähtsus ei seisne ainult bilansis. See puudutab ka sõjalist jõudu. USA sõjavägi vajab neid sadamaid ja seda energiat. Tagajärjed oleksid ilmselged. Energiaeksport peatub, hinnad tõusevad kogu maailmas, sõjalised tarneahelad aeglustuvad. Euroopa kaotab olulise tarnija, mõjuvõim kaob. See rannik ei varusta energiaga ainult Ameerikat, vaid kogu maailma. Ja praegu riik, kes kõige rohkem soovib Ameerika võimu vaidlustada, kinnitab seal vaikselt kanda. See on sellepärast, et Hiina impordib 70% oma naftast ja 42% oma maagaasist. Suur osa sellest liigub läbi kitsaskohtade, mida ta ei kontrolli. Ameerikal seda probleemi pole. Probleem Hormusi väinas. USA kehitab õlgu. See toodab ise oma energiat ja toetub hoopis Mehhiko lahe rannikul asuvale infrastruktuurile. Kaht olulist sisemaist kitsaskohta, mida ta kontrollib, võimaldavad ülemaailmse häire muuta tähtsusetuks. See pole ainult Ameerika energiasõltumatusest, vaid ka sellest, et Ameerika määrab ülemaailmseid hindu. Ja ta pole ainus, kes sellest kasu saab. Kui Euroopa oli kunagi sõltuv Vene gaasist, siis nüüd tuleb 58% tema veeldatud maagaasi impordist USA'st. Ning see võib 2030. aastaks tõusta 80%-ni. Nagu oleme näinud, jääb kõik seisma, kui vaid üks neist läheb valesti. Ja see on rohkem kui majanduslik probleem. See on strateegiline katastroof. Seetõttu on Hiina otsinud alternatiive. Võib-olla pakub USA Mehhiko lahe rannik väljapääsu. Hiina on juba investeerinud põllumaadesse USA's, kuid see pole ainus asi, mida ta kokku ostab. Hiina ei saa USA'd sõjaliselt ähvardada, vähemalt mitte ilma vastastikuse hävingu riskita. Kuid ta saab avaldada mõju juhatustes, lepingutes ja infrastruktuuri tehingutes. Vöö ja tee algatus jõuab nüüd ka USA pinnale. Anused võivad olla erinevad, kuid mänguplaan on sama. Hiina testib vaikselt mõjuvõimu piire, kindlustades oma positsiooni taristu ja energiasektoris, kus kriis võib jõudude vahekorda muuta.
paljud Ameerika imporditavad kaubad liiguvad Hiinas toodetud kraanade abil, mille turvalisus on küsitav. Mis saab siis, kui need kraanad riknevad ja tegevus sadamas peatub? Üks tõrge, üks nädal seisakut ja tarneahel jääb seisma. Ja siis on veel omandi küsimus. Hiina ettevõte kontrollib nüüd osa Houstoni Bayporti terminalist, mis käitleb rohkem kodumaist ja välismaist kaupa kui ükski teine USA terminal. See tähendab veelgi suuremat mõju. Ja see on oluline, kui miljardid tonnid kaupu ja sõjalisi varusid liiguvad läbi nende terminaalide. Lisaks tehnikale ja relvadele vajab USA sõjavägi igapäevaselt 360 000 barrelit naftat, isegi rahuajal. Lihtsalt tegutsemiseks. Umbes pool sellest läbib Mehhiko lahe rannikul asuvaid rafineerimistehaseid ja naftaterminale. Kui need häiritakse, jäävad tarneahelad seisma. Mitte ainult õppuste või kokkupõrgete jaoks, vaid iga vastasseisu puhul Hiinaga. Mehhiko lahe rannik ei ole lihtsalt infrastruktuur. See on Ameerika jõuprojektsiooni võtmeosa ja kongress on selle kohta häirekella löönud. Sadamad on haavatavad. Riigipõhise sõjapidamise jaoks vajalik meretranspordi võimekus lihtsalt puudub ja energiataristu võib olla haavatav. Ja Ameerika Ühendriikide jaoks on veelgi halvem uudis. Hiina ei püüa saada jalga ukse vahele ainult sadamates. See siseneb ka Mehhiko lahe ranniku energiatarneahelasse. Ironiilisel kombel sai USA Mehhiko lahe rannikust üks energiahiiudest just seetõttu, et rahuldada Hiina kasvavat energiavajadust. 2017. aastaks oli Hiina maailmas suurim nafta- ja maagaasi importija. Just sel aastal sõlmis hulk Hiina energiakontserne 2025 aastased lepingud piirkonna Ameerika tootjatega. Hiina võis küll 2025 aasta kevadel tariifide tõttu vähendada LNG importi USA-st, kuid lepingud jäid kehtima. Gaas voolab endiselt. See lihtsalt suunatakse kasumi nimel Euroopasse ümber. Erinevalt Katarist, mis piirab sihtkohti, lubab USA Hiina ettevõtetel müüa kuhu iganes nad soovivad. Hiina saab manipuleerida maailma energiahindu ja häirida Ameerika strateegiat Euroopas, ilma et peaks laskugi tegema. Aga Hiina ei piirdu ainult vähemusosalustega sadamates. Nad tahavad tegelikult kontrollida kaevandamisprotsessi. Hiina riigipangad ja ettevõtted on eriti huvitatud USA Mehhiko lahe rannikust ning nende energiafirmad tegutsevad seal juba praegu. CNOOC Internationalil oli 21% osalus Apotomoxi platvormil, mis toodab umbes 90 000 barrelit naftat 80 miili kaugusel Louisianast kagus. Ja see pole ainus. See mängis rolli ka Stampede Oil and Gas Fieldil, mis asub 115 miili lõuna pool Fortune'ist, Louisianas. Need osalused müüdi 2024 aasta detsembris Briti ettevõttele $2 miljardi eest. Kuid see näitab, kui leebed võivad olla USA välisinvesteeringute reeglid. See kõik on osa vastustrateegiast, sest see on USA sõjaväe Achilleuse kand. See võib olla maailma kõige arenenum ja kogenum sõjajõud, kuid see sõltub paljudest täpsetest osadest, mis töötavad kooskõlas. Kui need ei tööta, katkeb pikk tarneahel. Isegi piiratud õhuoperatsioon Iraani kohal muutub logistiliseks väljakutseks. Ja Hiina vastu see probleem mitmekordistub. Hiina kohalolek piirkonnas ja sadamates annab väärtuslikku luureinfot. See on kulutõhus strateegia, et kompenseerida tavavõimekuse puudujääke. Ja Hiina kasutab samuti oma ainsat liitlast ja Ameerika ainsat geograafilist nõrkust, et proovida leida mõned läbirääkimiste trumbid. Hiina uus baas. Kuubal ei olnud USA luurekogukonnale täielik üllatus. Peking on seal aktiivne olnud alates 1999 aastast, kui ta rajas spioonibaasi Behucalis. Ja saarel on veel 2 baasi, Bahais ja Calabasaril. Nii et Kuuba ei ole lihtsalt üks baas. See on võrgustik, mis sobib ideaalselt signaalide püüdmiseks ja sadamaliikluse jälgimiseks, mis tuleb Mehhiko lahest. Hiinal on seal palju huvipakkuvat. Lisaks sadamatele on USA'l Mehhiko lahe piirkonnas olulised baasid, sealhulgas erioperatsioonide väejuhatuse peakorter ja USA lõunaväejuhatus. Nii oluliste sõlmpunktide koondamine piirkonda suurendab haavatavust rünnakute suhtes, mis võivad häirida operatsioone ja valmisolekut. Kontroll, jälgimine, logistika. Kõik need koonduvad Mehhiko lahe piirkonda. Hiina tugipunktid ei ole juhuslikud. Need on läbimõeldud käigud malemängus. Ja Kuubal võib olla Hiinale midagi veel pakkuda, mida sa kunagi ei oskaks oodata. Vastupidised kitsaskohad. Florida väin ja Yucatani kanal ei ole Hormuzi või Malacca väinad, kuid nad on strateegiliselt haruldased. USA Mehhiko lahe rannikult pärit laevaliiklus peab avamerele pääsemiseks läbima ühe neist väinadest. Nii et luurebaasid Kuubal ei ole head ainult sõjaliste või tööstuslike signaalide jälgimiseks. Need sobivad suurepäraselt jälgima iga energia- ja sõjalise liikluse liikumist Mehhiko lahe rannikult.
kas sellest piisab, et tegelikult Ameerika kaubandust blokeerida? Noh, ei, aga see võib seda häirida. Pikad tarneahelad, logistika muutub pingelisemaks. USA sõjaväe varustusvõrk muutub veelgi pikemaks, samal ajal kui Hiina kitsaskohtade blokaadid püsivad tõhusad. Just sellepärast ongi Mehhiko lahe rannik nii oluline sihtmärk. Väike häire siin võib Ameerika Ühendriikidele kaasa tuua strateegilise õudusunenäo. Sama õudusunenägu, millele Hiina loodab, kui ta võtab Taiwani sihikule. Mida föderaalvalitsus selle vastu teeb? Mitte piisavalt. Kongress on toppama jäänud. Osa riigid tegutsevad esimesena, ajendatuna 2021 aasta föderaalsest raportist. USA põllumajandusministeerium leidis, et 40 miljonit aakrit põllumajandusmaad kuulub osaliselt või täielikult välismaistele üksustele. Mõned neist asuvad sadamate, energiaterminalide ja sõjaväebaaside lähedal, tekitades muret kontrolli, juurdepääsu ja julgeoleku pärast kriitilise taristu ümber. Seetõttu on osariigid hakanud karmistama reegleid. Alates 2021 aastast on vastu võetud 50 seadust, mis piiravad välismaalaste kinnisvara omamist. Enamik neist on suunatud põllumajandusmaale, mõned aga konkreetselt kriitilise taristu lähedal asuvale maale, kuid isegi kümnete seaduste juures jäävad lüngad alles. Ükski raamistik ei kaitse täielikult Mehhiko lahe rannikul asuvaid energia- ja sadamarajatisi. Seega, seaduse puudumisel tuleb kõigepealt valmistuda äärmuslikeks olukordadeks. Miami kontrollib koos rannavalvega Hiinas toodetud kraanasid, uurides küberjulgeolekut ja töökindlust. Rannavalve harjutab sõjaks Hiinaga. Sõda esimeses saarteahelikus ei jääks ainult sinna. Hiina püüaks kahjustada Ameerika võimet sõda jätkata majandusliku ja logistilise sabotaaži kaudu. Rannavalve on kaardistanud võimalikud väljakutsed, sealhulgas selle, kuidas Hiina varustus ja investeeringud võivad anda neile olulist siseinfot. Kujutage ette, mis juhtub, kui sellised sadamad nagu Port Arthur Texases kogevad töökatkestusi. Kraanad lakkavad töötamast, laadimine ja lossimine peatub, varude täiendamine aeglustub, laskemoon ja oluline last hakkavad otsa saama. Ja see on alles algus. Mehhiko lahe avamere naftaplatvormid hakkavad üles ütlema. Puurtornid ei reageeri enam kasutaja käsklustele. Turvalülitid ei aktiveeru. Operaatorid üritavad käsitsi juhtimisseadmetega olukorda päästa, kuid mõned platvormid hakkavad plahvatama. Samal ajal hakkavad piirkonnas olevad laevad teatama GPS-i riketest. Rannavalve suurim hirm – kokkupõrked tiheda liiklusega laevateedel, näiteks New Orleansi lähistel. Mereliiklus aeglustub või peatub täielikult. USA sõjaväge ei saa varustada. Hiina raketirünnakud laastavad USA ja liitlaste baase Vaikse ookeani piirkonnas. Isegi USA mereväe blokaad kitsaskohtades nagu Malakka väin muutuks kasutuks. Kauguse türannia hakkab võitma. Ja $26 triljonit, mida toetab Ameerika meresüsteem, paiskub kaosesse. Seetõttu on rannavalve teinud uusi investeeringuid. Droonid jälgivad kohti, kuhu laevad ei pääse. Tehisintellekti tehnoloogia tuvastab anomaaliad enne, kui need eskaleeruvad. Üks ainus valesti käituv laev Mississippi jõel võib viidata suuremale probleemile avamerel. Varajane avastamine võib olla vahekatastroofi ja selle ohjeldamise vahel. Ja selle tagamiseks on rannavalve teinud tihedamat koostööd USA küberväe juhatuse ja infrastruktuuri turbeagentuuriga, et kaitsta sadamaid, terminale ja torujuhtmeid. Kuid Ameerika Ühendriigid ei suuda seda üksi teha. USA Mereväe Instituut andis tõsise hoiatuse, et Ameerika rannikutaristu kaitsmiseks on vaja suuremat tootmisvõimsust, kui riigil praegu olemas on. Rannavalve on endiselt enam kui 10 aasta kaugusel isegi oma olemasoleva laevastiku vananevate patrullaluste väljavahetamisest. Liitlased on hädavajalikud. Ka neil on palju kaotada. Euroopa sõltub USA veeldatud maagaasist pärast Venemaa tarnete kokkuvarisemist. Samal ajal saab Jaapan praegu umbes 9–10% oma veeldatud maagaasist Ameerika Ühendriikidest. Liitlaste heaolu sõltub sellest, et laevaliiklus Mehhiko lahe rannikul püsiks sujub. Ja just sellepärast võib parim kaitse olla tugev rünnak. 2026 aasta algas üllatava arenguga. USA väed võtsid vahi alla Venezuela presidendi Nicolás Maduro. Kuid selle operatsiooni tegelik kaotaja oli tõenäoliselt Kuuba. Venezuela oli Kuuba kõige usaldusväärsem energiatarnija, tarnides üle 26 000 barreli naftat päevas ehk 2025 aastal 50% Kuuba kogu energiavaegusest. Kui USA blokeeris need saadetised 2026 aasta veebruaris, seisis Kuuba silmitsi oma viimaste aastakümnete suurima kütusepuudusega. Bussipeatust jäi tühjaks, kontorite tööaega vähendati, pered pidid toidu valmistamiseks kasutama puu- ja söeküttega pliite.
elektrikatkestused on olnud peaaegu pidevad. USA jaoks annab see suure läbirääkimiste eelise. Kuuba valitsus ise tunnistab nüüd, et peab Valge Majaga läbirääkimisi. Saare riik peab muutma oma suunda. Ja Hiina baasid saavad olema üheks tingimuseks, kui Kuuba tahab, et tuled uuesti põlema läheksid. Kuid isegi kui need baasid eemaldatakse, jääb Mehhiko lahe rannik endiselt probleemiks. See piirkond on väike, strateegiline ja täis varasid, mis kuuluvad välisinvesteeringute reeglite alla. Tegelikult on Mehhiko lahe rannik kui tiksuv ajapomm. Hiina tajub, et aken Taiwani hõivamiseks sulgub. Kas Mehhiko lahe rannik jääb Ameerika eluliiniks või saab sellest tema Achilleuse kand? Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti teeb vahet. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral Mäpäkis.